Piibel, ilmutuse raamat, ilmutuse 8. peatükk, 8. ja 9. salm. Ja teine ingel puhus pasuna. Siis heideti merre otse kui suurmägi, mis tules põles, ja 3. osa merd sai vereks. Ja 3. osa mere loomi, kellel hing sees, suri ära ja 3. osa laevu läks hukka. Ilmutuse 8. peatükk, 1-0 ja 11 salm. Ja 3. ingel puhus pasuna. Siis kukkus taevast maha suur täht, mis põles otse kui tõrvalont ja langes 3. osa jõgede peale ja veeallikate peale. Ja tähe nimi on Koirohi. Ja 3. osa vetest muutus koirohuks ja palju inimesi suri vete kätte, sest need olid mõruks läinud. Ilmutuse 9. peatükk, 1-11 salm. Ja 5. ingel puhus pasuna. Siis ma nägin tähe taevast maa peale kukkunud olevat ja temale anti sügavuse kaevuvõtti. Ja ta avas sügavuse kaevu ja kaevust tõusis suits otse kui suure ahju suits. Ja päike ja õhk läksid pimedaks kaevu suitsus. Ja suitsust väljusid rohutirtsud maa peale ja neile anti meelevald, nagu skorpionidel on meelevald maa peal. Ja neile öeldi, et nad ei tohi kurja teha ei maarohule ega millelegi, mis haljas on, ega ühelegi puule, vaid ainult inimestele, kellel ei ole Jumala pitserit otsaesisel. Ja neile anti käsk, et nad neid ei tapaks, vaid et nad neid piinaksid 5 kuud ja nende piinamine on otse kui skorpioni piinamine, kui ta inimest nõelab. Ja neil päevil inimesed otsivad surma ega leia seda mitte ja püüavad surra, aga surm põgeneb nende eest. Ja rohutirtsud olid välimuselt sõjaks valmistatud hobuste sarnased ja neil olid peas pärjad otse kui kullast ja nende nägu oli nagu inimeste nägu ja neil olid juuksed nagu naiste juuksed ja nende hambad olid otse kui lõukoerte hambad. Ja neil olid soomusrüüd otse kui raudrüüd ja nende tiibade kahin oli otse kui vankrite mürin, kui palju hobuseid jookseb sõtta. Ja neil olid sabad ja astlad nagu skorpionidel ja nende sabades oli võim inimestele kahju teha 5 kuud. Ja neil oli kuningaks sügavuse ingel, tema nimi on heebrea keeli Abadoon ja kreeka keeli Apollon. Peale 7. pasuna puhumist ehk peale kõiki neid sündmusi peale 6. ingli pasuna puhumist, alles siis öeldakse taevas ilmutuse 11. peatükis 18 salm niimoodi. Ja paganrahvad on vihastunud, kuid sinu viha on tulnud ja tulnud on aeg mõista kohut surnutele ja kätte anda palksu sulastele prohvetitele ja pühadele ja neile, kes kardavad sinu nime, pisukestele ja suurtele ja hävitada need, kes hävitavad maad. Ehk see peaks siis kokku langema Jeesuse Kristuse tagasi tulemisega. Kuid ilmutuse raamatus ei ole vist sündmused päris järjekorras, algul on 4 ratsanikku, siis 7 pasunat, siis tuleb hoor ja metsalise märk ja nii edasi. Praegu tundub, et need asjad jooksevad paralleelselt. Ilmutuse 14. peatükk, 3 inglit. Esimene ingel, igavene evangeelium ehk evangeelium on ka metsalise ajal, metsaline on 13. peatükis. Teine ingel kuulutab, et Babylon on langenud. 3. ingel hoiatab metsalise märgi 666 eest. Siis jälle 7 inglit, 7 vihakaussi ja Jumala 7 viimset nuhtlust ilmutuse 16. peatükis. Ilmutuse 11. peatükis ei saa justkui veel Jeesuse tagasi tulemine olla, sest 13. peatükis alles tuleb metsalise märk, nii et võib oletada, et need asjad jooksevad kuidagi paralleelselt kuni lõpuni ehk 4 ratsanikku, 7 pasunat ja 7 Jumala viimset nuhtlust. Igatahes on ju Uues Testamendis olemas hoiatus, et Antikristus tuleb ennem kui Jeesus, aga metsalise ilmumist on kirjeldatud alles ilmutuse 13. peatükis, ehk kui need sündmused oleks järjest, siis ei saaks Jeesus tulla mingil juhul vähemalt mitte enne ilmutuse 13. peatükki. Piibel, ilmutuse 15. peatükk, 2-4 salm. Ja ma nägin otse kui klaasmärk segatud tulega ja neid, kes olid võitnud metsalise ja ta kuju ja ta nime arvu 666, seisvad klaasmere ääres, Jumala kandled käes. Ja nad laulsid Jumala sulase Moosese laulu ja talle laulu, öeldes, suured ja imelised on sinu teod, issand Jumal, kõigeväeline. Õiged ja tõelised on sinu teed, sa rahvaste kuningas, kes ei peaks kartma sind, issand, ja andma austust sinu nimele. Sest sina üksi oled püha, sest kõik paganad tulevad ja kummardavad sind, sellepärast et su õiged kohtuotsused on saanud avalikuks. Ilmutuse 16. peatükk 3-7 salm. Ja teine ingel valas oma kausi välja merre ja see sai otse kui surnu vereks ja suri iga elav hing, kõik, kes meres olid. Ja 3. ingel valas oma kausi välja jõgedesse ja veeallikaisse ja need said vereks. Ja ma kuulsin vette inglit ütlevat, õige oled sina, kes oled ja kes olid ja sina püha, et sa nõnda oled kohut mõistnud.
sest nemad on pühade ja prohvetite verd valanud ja verd oled ka sina neile juua andnud, nad on seda väärt. Ja ma kuulsin altarit ütlevat, tõesti, issand Jumal, sa kõigeväeline, tõelised ja õiged on sinu kohtuotsused. Piibel, Ilmutuse 16 peatükk, salm 2. Ja esimene ingel läks ja valas oma kausi välja maa peale. Ja kurje ning ilgeid mädapaiseid tekkis inimeste külge, kellel oli metsalise märk 666 ja kes kummardasid tema kuju. Ilmutuse 17 peatükk 18 salm. Ja naine, keda sa nägid, on suur linn, kelle käes on valitsus ilmamaa kuningate üle. See suur linn on Vatikan. Babyloni ehk Vatikani hävitamine on piiblis Ilmutuse 18 peatükis. Ja kõik tüürimehed ja kõik rannasõidulaevnikud ja meremehed ja kõik, kes merel sõidavad, seisid eemal ja kisendasid, kui nad nägid tema põlemise suitsu ning ütlesid, kes on selle suure linna sarnane. Ilmutuse 19 peatükk 2 ja 3 salm. Sest tõelised ja õiged on tema kohtud, et ta on kohut mõistnud suure hoora üle, kes rikkus ilmamaa oma hooraeluga ja on oma sulaste vere temale kätte maksnud. Ja nad ütlesid teist korda halleluuja. Ja tema suits tõuseb üles ajastute ajastuteni. Piibli järgi on maale kukkumas üks põlev kivi, suur nagu mägi, mis kukub merre. Üks põlev täht kukub jõgede ja veeallikate peale, üks täht kukub maa peale. Põleb maha suur Babylon, Vatikani linn ja ühe silmapilguga. Piibli Ilmutuse 17 peatüki järgi metsaline vihkab Vatikani ja peab nõu tema vastu. Ilmutuse 19 peatükk, salm 20. Ja metsaline võeti kinni ja temaga ühes valeprohvet, kes tema ees oli teinud oma imeteod, millega ta oli eksitanud neid, kes metsalise märgi olid vastu võtnud ja kes kummardasid tema kuju. Nad mõlemad visati elusalt tulejärve, mis põleb väävliga. Ilmutuse 20 peatükk 4 ja 5 salm. Ja ma nägin aujärgi ja neid, kes nendel istusid ja kohus anti nende kätte ja ma nägin nende hingi, kelle pead olid ära raiutud Jeesuse tunnistuse ja Jumala sõna pärast ja kes ei olnud kummardanud metsalist ega tema kuju ega olnud võtnud tema märki 666 oma otsaesisele ja oma käe peale. Ja nad virgusid ellu usus ja valitsesid kuninglikult ühes Kristusega 1000 aastat. Aga muud surnud ei elustunud mitte, kuni need 1000 aastat otsa saavad. See on esimene ülestõusmine. Ilmutuse 20 peatükk 14 ja 15. Ja surm ja surmavald heideti tulejärve. See on teine surm, tulejärv. Ja keda ei leitud kirjutatud olevat eluraamatusse, heideti tulejärve. Ilmutuse 22 peatükk 12 kuni 17 salm. Vaata, ma tulen pea ja mu palk on minuga tasuda kätte igaühele nõnda, nagu tema tegu on. Mina olen A ja O, esimene ja viimne, algus ja ots. Õndsad need, kes oma rüüd pesevad, et neil oleks meelevald süüa elupuust ja väravaist linna sisse minna. Väljaspool on koerad ja nõiad ja hoorajad ja tapjad ja ebajumala teenijad ja kõik, kes valet armastavad ja teevad. Mina, see tähendab siin Jeesust, läkitan oma ingli teile seda tunnistama kogudustest. Mina olen Taaveti juur ja sugu, Helkias koidutäht. Ja vaim ja pruut ütlevad, tule. Ja kes seda kuuleb, öelgu, tule. Ja kellel on janu, tulgu ja kes tahab, võtku eluvett ilma hinnata. Piibel. Ilmutuse 4 peatükk 6-8 salm. Ja aujärje ees oli otse kui klaasmeri, mägikristalli sarnane ja keset aujärge ja aujärje ümber oli 4 olendit, täis silmi eest ja tagant. Ja esimene olend oli lõukoera sarnane ja teine olend oli härja sarnane ja kolmandal olendil oli nägu otse kui inimesel ja 4. olend oli lendava kotka sarnane. Ja neil 4 olendil oli igaühel 6 tiiba, ümberringi ja seestpoolt nad olid täis silmi. Nad ei lakka ööd ja päevad ütlemast, püha, püha, püha on issand Jumal, kõigeväeline, kes oli ja kes on ja kes tuleb. Ilmutuse 5, salm 6. Ja ma nägin keset aujärge ja 4 olendit ja keset vanemaid seismas talle, kes oli otse kui tapetud ja tal oli 7 sarve ja 7 silma, mis on Jumala 7 vaimu, kes on läkitatud kogu ilmamaale. Ilmutuse 6, salmid 12-14. Ja ma nägin, kui ta võttis lahti 6. pitseri, et siis sündis suur maavärisemine ja päike läks mustaks nagu karvane kotiriie ja kuu läks kogunisti nagu vereks ja taevatähed kukkusid maha, otse kui viigipuu ajab maha oma toored marjad, kui suur tuul teda raputab ja taevas veeres ära nagu rullraamat ja kõik mäed ja saared nihkusid oma paigus. Ilmutuse 8 peatükk 6 ja 7 salm.
ja need 7 inglit, kelle käes oli 7 pasunat, valmistusid pasunat puhuma. ja esimene puhus pasunat. siis tuli rahet ja tuld verega segamini ja paisati maa peale. ja 3 osa maad põles ära ja 3 osa puid põles ära ja kõik haljas rohi põles ära. Ilmutuse 9, salmid 13–19. ja 6 ingel puhus pasunat. siis ma kuulsin üht häält Jumala ees oleva kuldaltari 4 nurgast, see ütles 6. inglile, kelle käes oli pasun. päästa lahti need 4 inglit, kes on seotud suure Eufrati jõe ääres. siis päästeti lahti 4 inglit, kes on valmis tunniks ja päevaks ja kuuks ja aastaks, et tappa 3 osa inimesi. ja ratsaväelaste arv on 20 000 korda 10 000, ma kuulsin nende arvu. ja nõnda ma nägin nägemuses hobuseid ja nende seljas istujaid ja neil olid tulekarva ja purpursinised ja väävlikarva soomusrüüd ja hobuste pead olid nagu lõukoerte pead ja nende suust käis välja tuld ja suitsu ja väävlid. Neist 3 nuhtlusest sai surma 3 osa inimesi tule ja suitsu ja väävli läbi, mis nende hobuste suust välja käis. sest hobuste võim on nende suus ja nende sabades, sest nende sabad on madude sarnased, neil on pead ja nendega nad teevad kahju. Ilmutuse 11, salmid 3–6. ja mina annan oma 2 tunnistajale meelevalla kotiriidesse riietatuina prohvetlikult kuulutada 1260 päeva. Nemad on need 2 õlipuud ja 2 küünlajalga, mis seisavad ilmamaa issanda ees. ja kui keegi tahab neile kurja teha, siis väljub tuli nende suust ja sööb nende vaenlased. kui keegi tahab neile kurja teha, siis peab see nõnda tapetama. Neil on meelevald sulgeda taevas, et nende prohvetliku kuulutamise päevil ei sajaks vihma ja neil on meelevald vete üle muuta neid vereks ja lüüa maad igasuguse nuhtlusega, nii sageli kui nad vaid tahavad. Ilmutuse 13, salm 1 ja 2. ja ma nägin metsalist tõusvat merest. sel oli 7 pead ja 10 sarve ja tema sarvede peal 10 hissidet ja tema peade peal Jumala pilgenimesid. ja metsaline, keda ma nägin, oli pantri sarnane ja tema jalad olid nagu karujalad ja tema suu nagu lõukoera suu ja lohe andis temale oma väe ja oma aujärje ja suure võimu. Ilmutuse 13, salm 5 ja 6. ja temale anti suu rääkida suurustamise ja Jumala pilge sõnu ja temale anti meelevald tegutseda 42 kuud. ja ta avas oma suu pilgamiseks Jumala vastu, et pilgata tema nime ja tema telgi, neid, kes taevas elavad. Ilmutuse 13, salm 11 ja 12. ja ma nägin teist metsalist tõusvat maa seest ja sel oli 2 sarve otse kui tallel ja ta rääkis nagu lohe. ja ta teeb kõik esimese metsalise võimuga tema ees. ja ta teeb, et maa ja need, kes seal peal elavad, kummardavad esimest metsalist, kelle surmahaav oli paranenud. Ilmutuse 13, salm 15–18. ja temale anti meelevald anda metsalise kujule vaim, et ka metsalise kuju räägiks ja teeks, et need, kes iialgi ei kummarda metsalise kuju, ära tapetaks. ja tema teeb, et kõik, nii pisukesed kui suured, nii rikkad kui vaesed, nii vabad kui orjad, võtavad märgi oma parema käe peale või oma otsaesisele ja et ükski muu ei saa osta ega müüa kui aga see, kellel on see märk, metsalise nimi või tema nime arv. siin on tarkus. kellel on mõistust, see arvagu ära metsalise arv, sest see on inimese arv. ja tema arv on 666. Ilmutuse 14, salmid 6–13. ja ma nägin teist inglit lendavat kesktaeva kohal, sellel oli igavene evangeelium, et armuõpetust kuulutada neile, kes elavad maa peal ja kõigile rahvahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. ja ta ütles suure häälega, kartke Jumalat ja andke temale austust, sest on tulnud tema kohtutund ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja veteallikad. ja veel teine ingel järgnes temale ning ütles, langenud on suur linn Babylon, kes oma hooruskiima viinaga on jootnud kõiki rahvaid. ja veel 3. ingel järgnes neile ning ütles suure häälega, kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsaesisele või oma käe peale, siis see saab ka juua Jumala kange viha viinast, mis segamata on valatud tema vihakarikasse ja teda peab vaevatama tules ja väävlis pühade inglite ees ja talle ees. ja nende valusuits tõuseb üles ajastuteni ja ei ole rahupäevad ega ööd neil, kes kummardavad metsalist ja tema kuju ega neil, kes vastu võtavad tema nimemärgi. siin on pühade kannatlikkus, siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. ja ma kuulsin häält taevast ütlevat.
kirjuta, õndsad on surnud, kes issandast surevad nüüdsest peale. tõesti, ütleb vaim, nad hingavad oma vaevadest, sest nende teod lähevad nendega ühes.